Nii, tänane saade. Tänane saade on valgusrüütlitest. Mul pole õrna aimugi, mis ma rääkima hakkan. Midagi mul siin on ette pandud. Nii. Miks seda juttu üldse kuulata tasub? Ma ei tea, seda sa pead ise otsustama, kas kuulata või mitte. Igal juhul see jutt tuleb minu seest, tuleb südamest. Tuleb vabas vormis. Ma just ei taha teha niimoodi, et mul on kirjutatud ette mingi jutt. Ja siis ma kuidagi veerin selle kokku ja mõtlen, et sellega on kõik öeldud. Tegelikult jääb niimoodi väga palju asju meie sisse ja kõige paremini tulevadki asjad. Tulevad tarkused, tulevad need asjad, mis tulema peavad. Ja tulevad nad siis, kui mõte on tehtud tühjaks. Igatahes täna räägime üleüldiselt, mis asjaga me tegeleme üldse. Mis asjaga me tegeleme? Me moodustasime mingil ajal sellise huvitava grupi. Ma ei mäletagi, kus see mõte tuli. Koos Madisega me seda asja hakkasime ajama. Üleüldse me rääkisime väga paljudest erinevatest teemadest ja mõtlesime, et peaks olema selline kanal, et teha erinevaid kajastusi, erinevaid saateid, kutsuda inimesi külla, rääkida nendega juttu ja just teemadel, mida ei kajastata tavameedias. Tavameedia on kuidagi toores, seal näidatakse just seda, mis on ette kirjutatud ja sellest ma ka alguses rääkisin, et ma ei taha niimoodi teha, et mul on asjad ette kirjutatud ja siis ma räägin ja viimistlen seda juttu. Aga nüüd on nii, et ma räägin ja tuleb see, mis tuleb. Vahepeal tulevad pausid sisse, las nad tulevad. Igatahes meil tuli mõte, et hakkame pihta, hakkame tegelema sellise teadvustamisega, iseenda avastamisega ja koguda kokku need inimesed, kes mõtlevad sarnaselt ja luua selline ühine jõud. Ja siis me mõtlesime, et mis me nimeks võiks panna. Käis siuke mõte läbi, et vanasti olid rüütlid. Palju me seda ajalugu uskuda saame, aga ma usun, et siis olid sellised inimesed, mehed, naised, kes elasidki selleks, et teisi aidata ja kasvatada oma nii-öelda rüütellikke omadusi. Ja neist oli ühiskonnale palju kasu. Muidugi oli ka ühest äärmusest teise, et ühed aitasid, teised tegid seda, mida neile ette öeldi ja keda meelitati kulla ja kalliskividega. Aga see on igal pool niimoodi olnud. Et on neid nõrgemaid inimesi, kes lähevad seda teed, et neile pakutakse suuri summasid ja nad teevad seda, mida neile öeldakse, mida neilt tahetakse. Aga on ka neid, kes lähevad oma rada, teevad maailma paremaks ja neil ei ole nagu midagi vaja. Nad saavad kõik sealt sellest aitamisest. Nii me siis selle grupi lõimegi. Valgusrüütlid. Vahepeal mul ise tekkis siuke mõte, et äkki see valgusrüütlid, äkki see on siuke lapsike nimi ja aga samas ma ei usu, et see on lapsik, sest valgus on see, mis peletab pimeduse. Ja kui see olla valgus ja jääda selliseks kindlaks inimeseks, kes läheb edasi, kes ei jää kuskilt toppama, võib-olla vahest tõesti teeb samme tagasi ja vaatab minevikku aga ta ei jää sinna kinni. Tal on teadvus ja tal on
tal on hoopis teisugune mõtlemine tavainimesest. Hiljuti tuli mõte hakata tegema selliseid raadiosaateid. Ma ei kujuta ette, kuidas see hakkab välja nägema veel, aga kindlasti midagi sarnast, nagu ma praegu teen. Et lihtsalt rääkida, vahest keegi helistab, vahest tulevad külalised. Arutatakse erinevatel teemadel ja võetakse läbi kõik asjad. Ei jäeta mingit asja kõrvale, sest see tundub imelik või et seda ei usuta või mis iganes. Et mina olen sellisel arusaamal, et kõike peaks uurima. Mina olen sellisel arusaamal, et kõike peaks uurima. Miks mitte? Niimoodi ju saamegi targemaks, saame teadlikumaks iseendast, saame maailmast teadlikumaks. Saame teada, mis üldse võimalik on ja mida teised teevad. Nii palju tehakse asju, mida ei suudagi uskuda lihtsalt. Tõesti müstiline, mis asju ma olen näinud, mis asju ma olen lugenud, mis inimestega ma olen rääkinud, mida nemad on kogenud, mida ma ise olen kogenud. Mõnda asja lihtsalt ei suudagi seletada, sest see on lihtsalt ei mahu pähe ära. Võib-olla ei ole selleks valmis veel, võib-olla ei peagi seda seletama. Võib-olla see ongi kas siis minu iseenda mingi kogemus, mis annab mulle ainult juurde ja keegi teine ei saagi sealt midagi võtta, sest see ei ole tema kogemus, see ei ole tema elu. Igast asjast, mida me kuuleme, mida me näeme, me teeme omad tõlgendused. Me teeme omad tõlgendused niikuinii. Nii et ei ole mõtet teist inimest hakata veenma mingites oma kinnisideedes, sest see ei vii tihti mitte kuhugi. Ja ega maailm niimoodi ära ei lõppe. Nad saavad kogemuse, las nad saavad kogemuse. Las nad elavad läbi selle perioodi oma elus. Olgu see nii raske kui tahes. Meil kõigil on rasked aegu olnud ja ega sellest ei ole midagi hullu. Nii, ma vahepeal vaatan, mis mul on siin kirjas. Sest ma panin asju kirja, mida ma tahan seletada, mida ma tahan jagada. Tänapäeva rüütellikkus. Nii. Ma loeks vahepeal ette ühe väikse peatüki, mille ma kirjutasin. Pealkiri ongi tänapäeva rüütellikkus. Püüelda meisterlikkusele kõikides tema tegemistes. Ta omab jõudu, et aidata teisi ja ta ei upita ennast teistest kõrgemale. Ta püüdleb meisterlikkusele ka iseenda arengus, liikudes edasi füüsiliselt, mentaalselt, emotsionaalselt ja spirituaalselt. Need nõuavad distsipliini, kannatlikkust ja täiuslikku harjutamist. Ta on teadlik oma minevikust ja tähelepanelik tuleviku suhtes. Tal peaks olema julgust ja südant, et võtta käsile ülesandeid, mis on rasked ja tüütud, ennast ohverdama, et mitte langeda mugavuse ja mina lõksu. Ma arvan, et see ei pea kindlasti olema iseenda ohverdamine selles mõttes, et sa nüüd annad oma aja ära, sa annad kõik endast ja iseenda asjadega ei suudagi nagu tegeleda. Pigem lihtsalt see, et tihti küsivad inimesed meie käest abi ja me näeme ise ka, et kellelgi on mingisugune asi kuskil võib-olla katki või näed, et midagi saaks paremini teha, et miks mitte aidata lihtsalt minna ja teha see asi ära. Ja see on nagu ohverdamine või see on nagu jagamine teisega, oma aja jagamine. Sa annad iseendast midagi. Sest nii tihti ma kõnnin ringi tänaval. Ma näen inimesi, kes ei tee teistest üldse väljagi. Isegi kui keegi kõnnib trepist üles või tuleb ühistransporti või mis iganes. Isegi istet ei pakuta ega mitte midagi.
Ja ma tunnen, et need inimesed ongi nagu langenud mina lõksu selles suhtes, et nad peavad ennast, võib-olla nad ei pea, aga tundub nagu nad peaksid ennast kõikidest paremaks. Või nad lihtsalt kardavad välja paista teistest, olla teistsugused, olla abivalmis, olla nagu täiskasvanud inimene. Sest praeguses ühiskonnas on väga vähe inimesi, kes on täiskasvanud. Enamus on suht imikud alles. Keha kasvab jah suureks, aga midagi nagu jääb puudu. Ja selline väike ohverdamine, selline teiste aitamine, isegi kui sa pead seda sundima alguses, see aitab vältida seda lõksu. Et sa ei muutu nii mugavaks. Et mis mina, küll nad hakkama saavad, et mul siin hea olla praegu. Mida rohkem me teisi inimesi väldime, isegi tänava peal, seda mugavamaks inimene muutub. Et varsti ei viitsi enam enda tagumikku ka pühkida. Võikski olla nii, et tänaval kõnnides vaadatakse üksteisele otsa, et nähakse üksteist. Aga enamus kõnnivad pead maas ja mõtlevad, nad isegi ei mõtle, nad lihtsalt tahavad olla kuskil mugavas kohas juba. Nii, siin on natukene veel. Kõrged standardid ja käitumine. Ta teab, et valelikkus, nihverdamine ja eemale hoidmine õõnestab terve ühiskonna jalgealust. Ta hoiab oma kindlust ka siis, kui keegi ei näe. Sõnad ja käitumine on võimsad relvad. Rüütel näitab alastust, kui teistega suhtleb. Ta loob rahutunde ja kodutunde. Ta ei ole vaenulik ja ei ela oma tujusid teiste peal välja. Ka jagamine ei tähenda ainult materiaalsete asjade andmist teistele. Jagamine väljendab ka oma aja, tähelepaneku, targa nõu ja energiana. See kõik see heatahtlik andmine loob tugeva ja rikka ühiskonna. Ja viimane lause on veel, et ta püüab olla alati ustav ja vastutab oma tegude eest, pidades kinni antud lubadustest. Siin ongi välja tulnud see, et jagamine väljendab ka oma aja, tähelepaneku, targa nõu ja energiana. Et kui me kõik hooliks üksteisest rohkem, paneks üksteist tähele, siis juba see on alustala nii-öelda vundament sellele ühiskonnale, mida me loome siin. Et praegu see ei ole just kõige tugevam. Et heatahtlikkus loob tugeva ja rikka ühiskonna. Et lugedes selliseid asju, mis on ise kirja pandud, et need võtavad mõtlema ikka. Aga mul on siin veel. Nii. Mis ma siin kirjutanud olen siis? Väga huvitav. Mul on siin lausa mitu lehekülge. Ja. Nii, siin ma saangi öelda nüüd. Väga hea, see ongi siin kirja pandud. Et kes on valgusrüütlid? Kuhu maani see läheb siin? Väga hea lause. Kuidas me saame olla realistid, kui me ei ole kindlad, et mis see reaalsus üldse on? Oi. Alatihti kuuleb inimesi ütlemas, ole realist, jää realistiks. Ära unista. Sa ei ole laps. Oi. Nii, aga ma siis loen selle teksti ette, mis mul siin kirja pandud on jälle. Väga suureks, tugevaks jõuks siin maailmas on valgus, sest alati on pimedus häiritud tema kohalolust. Iga inimene on võimeline kiirgama valgust, kui ta selleks valmis on. Valgustunud võivad olla väga võimsad inimesed. Minu jaoks on rüütelikkus au ja jõu sümboliks.
Väideldavalt olid kunagi rüütlid need, kes kandsid raudseid rüüsid ja uhkeid riideid, võlusid inimesi enese ümber oma au ja kuulsusega, tehes kangelastegusid ja kaitsesid neid, kes end kaitsta ei suutnud. Neid usaldati ja austati. Kuhu on aga need vägevad eeskujud kadunud? Neid on jäänud tunduvalt vähemaks. Praegusel ajal pole vajadust enam soomusrüüd kanda ega lohedega võidelda, aga isikuomadused on need, mida võiks ju säilitada. See kõlab kaunilt, see tundub kuidagi ürgne ja samal ajal nii uudne, sobides siia uudsesse maailma väga hästi. See on ideaal, kuhu poole püüelda ja samal ajal usaldada kõiksust. Lasta ennast vabaks, et mitte olla tuulelohe ma ei oska rääkida enam. Lasta ennast vabaks. Lasta ennast vabaks, et mitte olla tuulelohe nööri otsas, vaid lennelda nagu kaunis lind kõrgustes. Ja, see on ideaal, kuhu poole ma püüdlen ja ma tean, et see tunne on õige. Aastaid olen ma võidelnud, aga ma olen võidelnud iseendaga. Selline käitumine ei tee meist kangelasi. Siin ilmas saamegi võidelda vaid iseendaga. Haavates teisi, haavame ennast. Aga need haavad jäävad sissepoole. Me ei näe neid välisest peegeldusest. Ja nii tundub kõik korras olevat. Need haavad siiski eksisteerivad. Palju neist haavades saame tervendada me ise oma sisemise tarkusega. Võiksime alustada andestamisest. Et kuhugi jõuda ühes tükis ja harmoonias, peame lahti laskma roosivarrest, mis meie käes libiseb. Emotsioonid ja tunded on ühed väga võimsad energiad. Nad võivad meid hävitada, kuid samas ka kõrgustesse tõsta. Nii palju, kui ma olen aru saanud, peidavad ja takistavad inimesed ennast, tundmast häid emotsioone ja tundeid. Nad nagu tunneks ennast süüdi või egoistlikult. See aga tekitab neis ebakõla ja tumedaid jõude, mis ei ole omased meie tuumale. Mis on meile omane, on armastus. Mingit kindlat tähendust sellele vast panna ei saagi. See ei ole lihtsalt romantiline armumine, vaid mitmekihiline ja läbipõimunud. Austus, lootus ja teadmine, et kõik on alati nii, nagu peab. Kellelegi pole antud rohkem, kui ta kanda suudab. Kunagi ei käi meil miski üle jõu. See käib üle jõu sellel tumedusel, mis meie sees elab ja millest meil kahju loobuda on. Tumedatel jõududel käivad kõik asjad üle jõu, sest seal puudub harmoonia ja kaastöö. Asjad saavad lihtsamaks muutuda, kui me laseme sel juhtuda. Tihti kipume olema tavareaalsuses kinni. Ole realist, ütlevad nad. Minu kõrvadest on see alati mööda läinud. Kuidas ma saan olla realist, kui olen näinud ja kogenud nii paljud, mida suurem osa inimkonnast ei ole? Nad nagu ei mõista seda. Imeline reaalsus, mis on kogu aeg muutuses, ei suuda olla paigal. See tekitab pingeid ja lahkhelisid. On olemas pessimistid. Nad nagu otsiks elust just seda, mis neid ei teeni. Nad kõnnivad poris ja vaatavad oma jalge ette, nähes vaid seda lompi, kus nad plätserdavad, mitte nähes seda ilusat kõnniteed, kus nad käia võiksid. Kus on pingid, teised inimesed, loodus ja kus kaunid linnud laulavad oma ilmelisi meloodiaid. Aga siiski nad ei saa elada õnnelikku elu seni, kuni pole lahti lasknud teiste ootusest ja iseenese limiitidest. Vot selline huvitav jutt. Et see ongi, et pessimistid. Mulle ei meeldi inimesi lahterdada. Aga inimesed, kes ei ole õnnelikud, kes on sisemiselt õnnetud, nad ei tea, mida nad elud tahavad. Ja ma ei narri praegu. Ma ei narri kohe üldse. Ma lihtsalt räägin seda, mida ma olen näinud.
mõtet on narrida kedagi või näpuga näidata, et näe, nemad teevad niimoodi. Lihtsalt neid inimesi tuleks aidata, neid tuleks suunata ja mitte vägisi, et näe, tee seda. Aga enda eeskuju näitel rääkida oma elust, et näe, mina teen selliseid asju ja näed, sellised on minu tulemused. Minu arust see aitab kõige rohkem. Just asjad, mida ma olen uurinud, ma ei tea, kui palju aastaid ma juba olen tegelenud sellega. Alustasin ma siis, ma olin vist, kas ma olin 18 või? Aeg on lennanud ja asjad on järjest huvitavamaks läinud. Nii-öelda jäneseurg on põhjatu, et sealt leiab väga huvitavaid asju, mida see jänes on siis omale kokku kogunud. Oi, sealt leiab huvitavaid asju. Oh, seda jänest küll, ma ütlen. Onu Reemus. Sest jah, mina olen uurinud inimeste elusid. Ma olen rääkinud hästi paljude inimestega, sadade inimestega rääkinud. Ma ei tea, kas päris 1000 on, aga vahet ei ole. Ja huvitav ongi kuulata neid kogemusi, et mida üks inimene on teinud kristallidega, mida teine on teinud veega, mida teine on mingisuguse loodusravimiga teinud, kaselehtedega, mis iganes. Vaadata ja uurida, kuidas tema organism on mingitele asjadele reageerinud. Kuulata inimesi juttu, kuulata, mismoodi ta aju töötab, mismoodi ta maailma näeb. Ja see on minust palju rikkam, kui käia kuskil ülikoolis ja taguda endale pähe mingisugust ruutjuurt. See lihtsalt ei toida ära lõppkokkuvõttes. Jah, see võib tuua sulle parema töö, sa käid tööl, saad seal 2000 eurot kuus kätte ja oled õnnelik, nii öelda. Aga tegelikult tunned sisimas, et midagi on puudu. Ja seda me tunneme just siis, kui me oleme rohkem avatud, kui me ise avaneme rohkem. Meil kõigil peaks olema mingi siht, mingi ideaal, kuhu poole püüelda. Sest ideaalis püsida on väga keeruline ja see ei olegi tegelikult praegune mõte üldsegi. Sest kui kõik on ideaalne, siis mis edasi? Pigem võiks asju kogeda ja elada õnnelikku elu. Et sa ei ole sõltuv mitte kelleski. Ja sinna suunas ma usun, et me oleme teel. Ja, me oleme sinna teel. Me oleme juba pärale jõudmas varsti. Nii, mul on siin veel midagi. Mida valgusrüüdid hindavad? Ja mis on nende ülesanded? Need on, ma arvan, need ei tundu tuttavad mulle, need ei ole minu kirjutatud, need ma olen kuskilt kas saanud või ära tõlkinud või... Aga jutt on väga huvitav, nii. Mida valgusrüüdid hindavad? Läbi ajaloo on olnud nende peamine ja suurim tähtsus nende lojaalsuses. Nad on surmani lojaalsed oma isandatele, oma kaasvõidlejatele, oma ordule. Lojaalsusele vastatakse alati lojaalsusega ning suurim kuritegu valgusrüütlite seas oli reetmine. Reetureid vihatakse ja hävitatakse nagu vaenlasi. Reeturitel ei ole ühtegi turvalist kohta ja kui neid säästetakse ja jäetakse ellu, siis kannavad nad reeturi märki terve elu. Ja kuhu iganes nad ei lähe, neid tuntakse ära. Teine tähtis printsiip on usaldus. Omasid usutakse ikka kõhkluseta. Ilma usalduseta ei oleks võimalik lihtsalt sõjas ja rasketel aegadel vastu pidada. Tuleb usaldada seda meest, kes on su selja taga ning mõelda ja karta neid, kes on sinu ees. Lisaks muidugi veel üllus, suursugusus, abivalmidus. Valgusrüütlid ei tohi kunagi olla väljas kasu peal. Ta peab aitama neid, kes abi vajavad. Olema toeks nõrgematele, kaitsma neid, kes seda ise ei suuda.
Olla valgusrüütel tähendab omada palju kohustusi ja suurt vastutust. See ei ole amet, millega rikastuda ja mõjuvõimu saavutada. Hoida kõrgel lootuse valgus ja näidata teed parema maailmani. Ma ei tea, kust see tekst tuli, aga ongi see, et hoida kõrgel lootuse valgust ja näidata teed parema maailmani. Sest me oleme näinud seda paremat maailma. See on meie visioonides olemas. Aga et see tuleks, peaks veel natukene inimesi üles ärkama. Jah, siin ongi kirjas, et peab aitama neid, kes abi vajavad. Ja olema just toeks nõrgematele. Sest väga palju on, kui sa juba näed, sa oled ärganud, sa näed asjadest läbi, sa tajud erinevaid energiaid. Ja on selge, et sa tead rohkem ja sa oled väärtuslik. Sa oled ühiskonnale väärtuslik, sa peaksidki aitama inimesi. Mitte kuskil kodus diivanil lõsutama. See on lihtsalt, sa raiskad oma enda annet, sa raiskad oma enda energiat, mis läbi sinu hakkas voolama. Ja kui see voolama hakkab, see on lihtsalt nii väärtuslik asi. Sest hetkel me hoiame ühe käega süsteemist kinni. Ja see süsteem on selline, mis kisub inimesi endaga kaasa kuskile pimedasse urgu. Nii, siin on veel üks tekst, mis on valgusrüütite ülesanded. Valgusrüütitel on palju ülesandeid. Enamik neist on põhimõttelised. Tuleb jälgida rüütli koodeksit, mis nõuab pühendumist, usku, austust ja valmisolekut surra. Surma ei tohi karta. Surm on vabanemine kohustustest. Valgusrüütlid enamjaolt õpivad nii nimetatud koolituskeskustes, mis asuvad nende suuremate peakorterite juures. Sinna tuuakse ja õpetatakse andekaid noormehi, kellel on potentsiaali. Mille järgi neid sinna valitakse, ei ole täpselt teada. Räägitakse, et valgusrüütlitel on üks pikksilm, mille pärandas neile Orion ning millega on võimalik heita pilk inimese hinge. Ja hinge järgi valitavadki valgusrüütleid. Teised aga räägivad, et niinimetatud värbajad tunnetavad neid erilisi hingi ja käivad mööda maad ringi, järgides oma sisetunnet. Aga koolituskeskustes koolitatakse tulevasi valgusrüütleid vastavat erialale. Eriväelased, patrullid, värbajad või juhid. Eriväelasi palkasid kuningad, aadlikud ja ülikud oma valduste ja enda kaitseks. Nende teenistusest tuli rüütlite peamine sissetulek, kuigi eriväelased said sellest endale minimaalselt. See ei ole tulu teenimisamet. Ma ei tea ka, kus see tekst tuli, see on, ma arvan, mingisugune kellegi kirjutis. Igal juhul jah, kui sa oled juba võtnud sellise tee, siis sul on palju kohustusi. Sul on kohustus inimeste ees, terve ühiskonna ees tegelikult. See, mida sina teed, sa teed teadlikult ja see panustab nii-öelda ühiskonna basseini. Kui sa ise ei ole siiras, tegeled mingisuguse mõttetusega, siis võtab aega, kuni see bassein puhtaks saab. Ja minu arust ka sellist mentorlust võiks nagu rohkem olla. Kunagi olid jah mingid koolid, kuhu valiti inimesi, kuhu valiti lapsi nii-öelda õppima. Need olid eriasutused, võib-olla isegi salastatud, mis iganes. Võib-olla nagu tähesõdadestki need Jedi-rüütlid, kes treenisid juba väga varaselt oma elust, et arendada välja oma anded. Ja ka meil on ju mungad, on Shaolini mungad, kes treenivad päevad läbi ja teevad selliseid asju, et meie Euroopa inimesed siin
ei mõista väga. Vaatame küll imestunud pilguga, kui telekas näidatakse, aga peale seda lähme kohe teeme omale võiku ja tõmbame kohvi alla ja unustame selle ära nii-öelda. Aga mina kohe, kui ma näen siukest asja, ma küsin, et kuidas see võimalik on, et kui tema saab, siis järelikult saan mina ka. Ja see panebki mind liikuma, see annab mulle motivatsiooni. Sest ma ei taha endas alla suruda selliseid asju. Ja mind ongi huvitanud alati, et mis paneb inimesed tegutsema. Mis annab neile motivatsiooni. Räägitakse, et ta on andekas, mina ei ole andekas, aga kõik anded on arendatavad. Kõik on võimalik, kui uskuda. Usk on kõige tugevam jõud. Ja ma ei räägi religioonist, ma räägin usust. Sa lihtsalt tead, et midagi on võimalik ja sa suudad seda teha. Praegune, ma tunnen, et praegune meedia ei tööta nii, nagu ta võiks töötada. See on asutus, kus kõik on ette kirjutatud. Arvatavasti mitte kõik, aga enamus. Mida peab ütlema, toimub mingisugune sündmus ja kohe meedia kajastab mingisuguse labase asja, mis võtab inimestelt nii-öelda tähelepanu ära. Paneb inimesed keskenduma just sellele mõttetule asjale. Ja see asi töötab. Ja sealt ongi mul ka kasvanud selline tahe. Mitte ainult mul, ka teistel, kes on nii-öelda meie kogukonnas või kuidas seda nimetada, ma ei teagi. Ordu või asutus, ma ei tea. Pigem lihtsalt seltskond. Seltskond inimesi, kes teavad, mida nad tahavad, teavad, mis nad teevad ja koos on meil kõige tugevam jõud. Nii lihtne see ongi. Pole mõtet hakata ajama siin mingit, see on religioonne grupp, nad kummardavad, nad on mingi sekt ja lähme vaatame nüüd seismiseid uudiseid. Ei, me ei ole sellised. Me oleme inimesed, kes on üles ärganud. Meil on palju teemasid, meil on palju huvitavaid teemasid, millest rääkida. Me hakkame kajastama väga suure valdkonnaga, väga suure haardega asju. Me räägime kõigest, me ei hakka valima, millest, mis asi ei tundu tõsine, et kõigil on oma teaduse tasand. Ma mäletan kunagi, ma ei uskunud enamus asju, mida ma praegu usun, et inimesed on kogu aeg muutumises. Me kogu aeg muutume, meie mõtted muutuvad, meie ühiskonna pilt muutub, meie maailmavaated muutuvad täielikult. No kui sa muidugi astud neid samme, kui sa ei lange lõksu, sinna mina lõksu, kus sa ainult mugavustad ennast, ostad endale asju juurde, mida sul tegelikult vaja ei lähe, vaatad telekat, käid tööl, on kindel töökoht, kus sa oled juba 10 aastat käinud, et see ei ole tegelikult elu ju. See on masinlik elu ja see ei ole jätkusuutlik. Nagu ka masinatel, kes teevad kogu aeg samu liigutusi, nii ka meil kuluvad osad ära, kui me kogu aeg sama asja teeme. Nii et vaheldust on vaja. On vaja vabadust, on vaja mitte sellist vabadust, mida telekast öeldakse, et me oleme vaba rahvas. Samal ajal kui kõrvalhoovis toimub sõda. Ei, kuskil sõda toimub, siis me ei ole vaba rahvas. Nii see asi ei käi. Et las nemad tulistavad seal, ma olen siin oma korteris. Mul on siin hea elu. Pole mõtet oma silmi kinni pigistada. Ja kui sa hakkad asju niimoodi vaatama, siis ei olegi nagu negatiivsus. Negatiivsed mõtted kaovad peast ära, sul lihtsalt tekib siuke teadlikkus. Sa oled teadlik asjadest ja sa otsid lahendusi, kuidas kõigil parem oleks. Ja niimoodi see asi töötab. Aga nagu ma mainisin, on väga palju teemasid, mis on ka mul siin paberil kirjas jälle. Paber. Üheks kindlaks asjaks on kindlasti tervis, mis kogu aeg inimestel allamäge läheb. Sest nad nii-öelda värvivad üle oma neid sümptomeid. Tuluke põleb ja siis nad lähevad, võtavad tabletti, lõikavad selle tulukese juhtme tagant ära ja enam tuluke ei põle. Aga siiski
see suur probleem, mis selle tulukese põlema pani, see jääb ikkagi alles. Võib-olla tuleb 2 aasta pärast tagasi. Mine tea. Juhe kasvab kokku ja hakkab uuesti vilkuma. Siin all kindlasti võtame luubi alla tervise, toitumise, paastumise. Ja kui rääkida sellistest asjadest, siis on kindlasti omad katsetused, mida me ise oleme õppinud, mida me ise oleme kogenud oma keha peal. Siis teiste inimeste arvustused, mida nemad on saavutanud. Ma olen juba, ma ei tea kui palju, lugenud teiste inimeste elulugusid. Kas nüüd elulugusid, aga nende kogemusi. Mis haigused neil on, kuidas nad on neist lahti saanud. Ja just see tekitab sellise tunde, et me ei ole üksinda. Kõikidest haigustest on võimalik lahti saada. Siin on veel, et mis asi on söök üldse? See on nagu väga tähtis küsimus, et mis asi on söök? Ja siis, et mida tekitab toidust ilma olemine? Inimesed kardavad olla ilma söögita. Kui lõunal ei käi, siis on nutt majas juba. Ja inimesed nagu ei mõtle, et miks ma söön? Kas mul tegelikult on kõht tühi üldse? See on järgmine teema, on rahvameditsiin. Rahvameditsiin ja alternatiivid. Alternatiivid nii-öelda tavameditsiinile. Kunagine meditsiin, mis kogu aeg töötas, olid nii-öelda ravimitädid ja nõiad ja kõik, kes need tegid igast imelikke salve ja suitsusid. Vehkisid kätega ja neid on ka praegu ja väga hästi töötab. Ma ei saa üldse aru, et miks kunagine ja töötav meditsiin on praegu alternatiivne. Juba see on ebaloogiline. Järjest rohkem tehakse apteeke, ravimi müük suureneb, inimeste haige olemise protsent suureneb. Et kas siin ei nähta mingisugust seost või? Et juba see, et selliseid küsimusi ei küsita, tähendab, et inimene magab täielikult. Istutakse oma suure tagumiku otsas ja vaadatakse seebikaid. Võib-olla tõesti tahavad sellist elu elada. Ega ma ei pane kätte ette ja ega ma ka ei kritiseeri, et ma ei kritiseeri kellegi eluvalikuid. Las teevad, mis tahavad. Ma lihtsalt toon välja enda vaated. Nii, siis siin läheb edasi. On fitness, kehatreeningu teistsugused moodused ja kuidas keha kohaneb kõigega. Siin on ka, saab tuua näiteid nendest munkadest, kes teevad ebainimlikke asju. Ja selliseid asju saabki teha siis, kui sul on distsipliin, kui sul on treening, kui sa teed targalt asju. Keha suudab kõigega kohaneda. Aga selle kohanemisega on ka omad riskid. Keha kohaneb mingi asjaga, aga mingi asi läheb jälle teistmoodi, teistsuguseks. Kaob intuitsioon ära näiteks. Võib-olla sa ei näe unenägusid enam. Mis iganes. Hakkad teistmoodi mõtlema. Aga jah, keha saab treenida väga lihtsalt oma enda keha raskusega. Pole vaja mingisuguseid kuupiletid osta mingitesse umsetesse saalidesse, kus sa rügad ja hingad teiste läbi hingatud õhku. Kõige parem on väljas treenida kuskil pargis. Ja Eestis on väga palju selliseid kohti, kus on torud, lõuatambumispuud, redelid, kus saab kõike teha oma keha raskusega. Ei ole vaja mingid hantled, kus sa seisad peegli ees nagu mingisugune kloun ja tõstad ja vaadad endale otsa. Sa arendad sellist funktsionaalset jõudu, et sa reaalselt ka jõuad teha asju. Siis on veel nõuanded, nii-öelda lifestyle hacks. Ja ongi sellised nõuanded, järgmine on nõuanded, kuidas asju lihtsamalt teha ja mille peale ise pole tulnudki. Ja tõesti, vaatad vahest piltidelt, videodelt, kus iganes, keegi näitab sulle midagi, kuidas tema asja teeb. Ja võtab pead sügama, et kuidas mina sellise asja peale pole tulnud.
et väga geniaalsed asjad ja jällegi tavatelekas ei näe siukseid asju. Nii, keskkonnasõbralikud eluviisid ja alternatiivid. Et see on juba, ma arvan, siililegi selge, et praeguse tarbimise juures me ei saa edasi minna. Et midagi peab muutuma. Ja ma ise olen ka tähendanud, et kuidas mina tarbin, kuidas minu tarbimine muudab ühiskonda. Igaüks teeb mingeid väikseid samme, siis sealt saabki tulla midagi suurt. Selleks ongi vaja üksteist õpetada, näidata, kuidas on parem, kuidas saaks kasulikumalt asju teha. Mina viin näiteks tavalist prügi välja mõni kord kuus, 2 korda kuus võib-olla, kui sedagi. Enamus on just see bioloogiline puuviljad, banaanikoored ja mis kõik see, mida ma tihedamini viin. Aga siiski, kunagi ma mäletan, kui ma peaaegu iga päev käisin poes ja ostsin mingisuguseid lihaasju, jogurteid, saiakesi ja kõike, mida praegu poes müüakse. Ja ühe poes käiguga juba õhtul tegid söögi ära, vaatasid juba veerand prügikasti on täis asju. Igast mingid karbid ja plastikasjad, kilekotid ja siis mõtled, et kuidas see saab olla loomulik. See ei ole üldse loomulik. Saab palju lihtsamalt, usu mind. Nii, järgmine on isiklik transformatsioon, mida me siis uuendame kogu aeg. Meie teekond, kogemused, emotsioonid, mida me tunneme sellel teekonnal, mida me seal õpime, mida me oleme juba õppinud ja mida tajume, mis on meis muutunud. Et see on huvitav, iga kuuga põhimõtteliselt on sellised suured hüpped. Kogu aeg vaatad tagasi ja mõtled, et ma olen nii palju muutunud ja nii palju asju muutunud. Ja kui midagi jääb nagu seisma mingi asi, siis nagu ei taha seda, nagu tahaks muutust jälle, tahaks midagi uut ja tahaks katsetada. Ja läbi nende katsetuste ongi muutud järjest õnnelikumaks ja sa jõuadki selleni, mida sa tulid siia üldse tegema, kes sa oled üldse. Ja läbi teiste transformatsioonide ka leiad ise endas jõudu oma elu muuta. Me olemegi mõeldud siia koos, me olemegi mõeldud siin koos eksisteerima. Me ei ole mõeldud üksinda siin sörkima. Et ma olen tugev inimene, ma saan hakkama. Aga tegelikult ei ole. Ma ka mõtlesin kunagi niimoodi. Aga tegelikult on vaja liitlasi. On vaja sõpru, on vaja inimesi, kes sind julgustavad. Julgustavad just nende asjadega, mis tunduvad hullumeelsed. Nii. Järgmine on siin arutelud. Võib väga huvitav olla tegelikult, lihtsalt inimesed saavad kokku ja räägivad. Räägivad mitte sellest, mis täna tööl tehti või klatsitakse kellegi kübarast, et räägitakse maailma asjadest, räägitakse mitte tavamaailma asjadest, aga räägitakse, kuidas ma seda seletan nüüd. Räägitaksegi sellest, saadaksegi kokku ja räägitakse eri teemadel, mis arendavad mõtlemist. Ja vahest on niimoodi, et üks uurib ühte teemat, saadakse kokku, räägitakse sellest, saab teine ka midagi sellest vestlusest, saab uusi ideid ja võib-olla õpetusi ja vastused küsimustele äkki, mis peas keerlesid. Mul on väga pikka aega olnud sellised tuttavad, kellega ma lihtsalt saan kokku ja ma räägin pikalt ja laialt, vahest tundide viisi. Räägime seal Atlantisest ja inglitest ja püramiidide energiast ja millest iganes, lamedast maast ja neid teemasid on lihtsalt nii palju ja pärast tuled ja siis mõtled tükk aega, istud maas ja lihtsalt mõtled, sest sa muutud. See annab nii palju juurde
kui istuda teleka ees ja kuulata mingisugust börsijuttu, räägitakse kellegi punastest pükstest, kellegi soengust, see ei anna ju tegelikult midagi juurde, see on lihtsalt väike meelelahutus. Väike meelelahutus. Nii. Ja kindlasti küsimused, vastused, palju infot tuleb just siis välja, kui keegi küsib küsimuse. Sest nagu ise ei oskagi väga rääkida. Et praegu ma ka istun siin ja patran üksinda, ajan mingisugust juttu. Aga samas, kui keegi küsiks mingi küsimuse, siis oleks kindlasti palju lihtsam rääkida mingist kogemusest või oma arvamusest, millest iganes. Et need on kindlasti väga huvitavad. Nendest võivad kujuneda väga huvitavad vestlused. Ja enne mainisin mentorlust, et siin ongi kirjas, et võime kutsuda inimesi nii-öelda saatesse ja aidata neil oma elu muuta. See oleks nagu transformatsioonishow selline. Näeme, milline on inimene, mis on ta probleemid, mida ta tahaks muuta oma elus ja koos teeme selle ära ja pärast on selline ülevaatlik video, kus ta siis on muutunud, mida ta on õppinud sealt ja see õpetaks kõiki. Olgu see kaalulangetus, maailma muutmine, mis iganes. Neid teemasid on nii palju. See aitaks nii palju inimesi, kui nad näeksid kedagi, kes on võib-olla sama probleemiga ja ta saab lahenduse. Selliseid eksperimente on kindlasti vaja. Nii, mis siin veel on? Maailma ja ühiskonna asjad. Ja räägime kindlasti maailma muutumisest. Räägime kindlasti maailma muutustest, mis on toimunud. Igast manipulatsioonid. Ja samas ka, kuidas me kõik kokku hoides saaksime luua hea ja võrdse maailma. Et kus kõigil on küllalt. Praegu on enamus asjad on nii-öelda ahnete laste käes. Ahnete titabeebide käes, kes seal nii-öelda, kes ei oska jagada. Nii. See on müstika ja ulme. Väga palju tehakse filme just müstikavaalast ja ulmefilme tehakse palju. Ja tihti tehaksegi just sellepärast, et peita ära nii-öelda palju tõest materjali inimeste ette. Et kui näiteks mina hakkaks praegu rääkima mingisugusest millest iganes kosmoselaevast või ufodest, siis hakatakse tooma näiteid kohe mingisugusest Roswellist või Star Trekist, Star Warsist, millest iganes. Et vaata vähem ulmefilme, et raja jama. Ja see on tavaline strateegia, mida kasutatakse. Peita ära osa tõest inimeste silme ette, et see tunduks nagu meelelahutus. Peidetakse ära midagi uskumatut nende silme ette ja siis need nii-öelda lambukesed hakkavad üksteise vahel vaidlema, hakkavad sõda pidama üksteise vahel. Et see on väga hea strateegia neil. Aga kui üles ärgata, siis näeb väga lihtsalt sellest läbi. Ja need ongi just teemad, millest ei julgeta rääkida. Seal on peidetud või siis unustatud saladusi ja palju mõtlemist avardavaid teemasid. Ja just nendest rääkides tulevadki need asjad välja, saavad asjad selgemaks. Ongi palju filme, järgmine teema ongi filmid. Ja mainisin ka filme. Et vaadata ära filme erinevaid, teadvust avardavaid, mida iganes. Paljudes filmides on ära peidetud tõdesid, teha mingeid nimekirju, soovitusi, võtta välja sealt mingeid katkeid, rääkida, millest seal tegelikult räägitakse, mida on mõeldud selle all, sest iga film annab meile midagi juurde. Ja igast filmist on midagi rääkida. Ja raamatutega on sama asi, et
võtame mingisuguse raamatu ette, hakkame seda arvutlema. Meil oli mõte ka audioraamatuid teha, aga see on ka mõte. Eks selle üle peab mõtlema. Ja üks seriaal, mida me võiks teha, on hirmumurdjad, kus me siis ületame oma suurimaid hirme ja salvestame need. Et kõikidest hirmudest on võimalik lahti saada. Pead lihtsalt nendele vastu astuma. Läbi kogema selle kogemuse, mida sa kardad. Ega ta enne ära ei lähe. Ja mis üldse on hirm ja kus see tuleb? On vaja asju teadvustada. Alati niimoodi, et inimene on oma hirmust lahti saanud ja siis pärast naerab selle üle, et sihukest asja kogesin oma elus kunagi. Et kõik on mööduv, kui me ise seda tahame. Ja kindlasti on meil plaanis teha ka midagi raadioteemalist. Võtta üheks päevaks mingi teema ja rääkida see teema lahti nii põhjalikult kui võimalik ja saada veel uusi mõtteid, kogemusi teistelt inimestelt. Et kunagi ei tohiks jääda kuskile kinnisideesse kinni. Et näe, kuskilt lugesin seda ja näe, mingi doktor rääkis seda juttu, et niimoodi peab tegema. Et peaks alati küsima küsimusi. Et mina ei usu näiteks kedagi. Mina lihtsalt võtan nende info, mõtlen, kas aitab mind või ei aita. Kui ei aita, siis panen ta kõrvale ja äkki kunagi aitab mind. Selles suhtes ma ei lükka kedagi ära kuskile. Et see on mingi tobu, et ta ei tea üldse, mida ta räägib. Ja meil on suured plaanid. Videode tegemine on peamine asi. Väga palju on neid kannatajaid, kes on küll avatud, aga nad ei tea, mida teha. Nad nagu tunnevad, et nad on teistest erinevad. Aga nad ei tea, miks. Nii palju asju on siin uurida. Ja me tahamegi olla selliseks kanaliks, kes kutsub inimesi ülesse, tegema ise oma uuringuid, ise oma kogemusi saama, anda need nii-öelda tööriistad, mis on meie puhul töötanud, jagada neid. Sest meie teame, mis töötab meie puhul. Ja nüüd on teie võimalus proovida enda naha peal, mis töötab. Ma usun, et sellest tuleb midagi väga suurt. See juba on väga suur tegelikult. Sest mõtetest saab kõik alguse. Ja kui ta mõttes on juba olemas, siis ta tegelikult ongi olemas. See on lihtsalt nii lihtne. Lihtsalt tuleb oma kannikat püsti tõsta ja natuke liigutada. Ega muud moodi siin maailmas midagi juhtu. Juhtub ainult see, et need, kes viitsivad liigutada, saavad selle, mis nad tahavad. Aga tihti on nad manipuleerijate küüsis ja seda peakski teadvustama. Sest kui me teame, siis muutub kõik. Ja kui me usume, see on juba hüüumärgiks seal lõpus. Kui meil on usk ja tahtmine, siis on kõik võimalik. Ja seda ütleb iga inimene, kes on hakkama saanud mingisuguse imeasjaga, kas on olümpial võitnud, see on kõige tavalisem näide, või on omal mingisuguse, või on uuesti kõndima hakanud keegi või nägema hakanud, mida iganes. Et kõik on võimalik. Tuleb lihtsalt uskuda. Tuleb hakata ennast usaldama ja valima, milliseid infokanaleid me jälgime. Vot. Aga tõmbame praegu otsa kokku. Mul läheb kõht juba tühjaks ja järgmisel korral räägime juba millestki muust.